Niimoodi, tere õhtust siis kõigile minu poolt. Me jätkame samas ülekandes, siis siin ei saa pausi teha. Enne kui ma alustan, siis Jüri Ratas palus edasi öelda, et ta vabandab, et teda ei ole siin ja et Martin oli siin. Et ta ütles seda juba enne, ta ei tea, millest siin juttu tuleb, aga igaks juhuks. Enne võib-olla, kui siis päeva kommenteerimise juurde lähed, tahaks ka öelda, et mul on olnud väga hea aasta. Kõik asjad on saanud tehtud. Kõvasti olen laenu võtnud isiklikult. Ütleme niimoodi, päris suur sumps. Aga hetkel tunnen ennast väga rikkalt. Ja kui pank tuleb küsima, siis ütlen nagu Helir-Valdor Seeder, see on minu raha. See on meie põlvkonna raha. See on teenitud ja kui pank veel midagi küsib, ma ütlen, mine võta sambast seda. See laen on köki-möki. Et jah, vaat niimoodi. Ei, väga huvitav diskussioon oli. Ma ei tea, kas teil tekkis see sama mõte, kui ma vaatasin neid erakonna esimehi siin, siis pool aega ma mõtlesin, kus Jüri Ratas istuks. Ja mul oli kujutluspilt, et ta on siin kahe Kallase vahel niimoodi lihtsalt. See oli väga huvitav kujutluspilt, aga no ütleme niimoodi, et väiksed näpunäited siin ühelt poolt, teiselt poolt erakonna esimeestele. Indrek Saart oli hea, tore näha siin muidugi. No tore, et sotsid on veel alles, mul oli vahepeal kahtlus selles suhtes. Aga no jah, tema näol on tegemist sellise hobulausujaga. Et ta läheb nii sugestiivseks, et rohkem soovitaks sellist sama stiili nagu Helir-Valdor Seeder, et see jääb meelde. Ta võtab sellise madala tooni, et siis jah. Ja no sealt edasi, muidugi Kaja Kallasega on üks probleem. Ma olen näinud juba ühte inimest, kes oma poliitilise karjääri on lõhkunud mingi teemaga, mis on eestlastele väga oluline. Need on kaks teemat, on alkohol ja ralli. Alkohol võttis meilt Ossinovski. Noh, mitte otseselt. Selles mõttes, noh, nime järgi võiks ju eeldada midagi muud. Aga selles mõttes temaatiliselt. Ja nüüd ma vaatan, kuidas ralli hakkab võtma Kaja Kallast. Lõpeta, Kaja. Seda võitlust sa ei võida. Eriti, kui sa mõtled, mis on teie erakonna nimi. Ref. Te võiksite selle hoopis enda kasuks tööle panna. Mõtle järgmiste valimiste loosung. Pane uus ref alla ja sõida tulevikku. Ja ütleme nii, Kaja, ja ka mina olen olnud selles positsioonis. Ma mõtlesin, mis ralli, mis Lõuna-Eestis. See on enne kuulmatu. Aga ei, kodanikega tuleb suhelda nagu lastega, eks? Ja sa ei saa lihtsalt lapsele öelda, pese käsi, pese käsi, pese käsi. Laps küsib, mis ta vastu saab. Lõuna-Eesti tüüp küsib, mis ma vastu saan? Kui sul ei ole riigina midagi anda, siis ma lähen ööklubisse siis. Ma lähen köhin kõigi peale seal. Ma käin nii kaua pangis, kui ma ei näe. Kui Tänakut ei tule, ma lähen Narva spaasse ka, söön paljaste kätega seal hommikus Rootsi laudana. Riik peab ütlema ei. Ole kodus. Saad ralli. Ja mina ütlen ausalt öeldes, kumba ma rohkem kardan. Kas neid politseinikke, kes käisid kevadel mööda linnasid, ei julgenud isegi autost välja tulla ja ütlesid, vastavalt reeglid, ma olen mingi najani. Või neid rallifanatte, kes vaatavad ja kontrollivad inimesi, et keegi haigestuks, muidu jääb ralli ära. Mina neid osasid Lõuna-Eesti osse kartes, ma ei julge üldse toast välja minna. Ma isegi toas ei julge köhatada. Nii et selles mõttes tegelikult see on meie tervise huvides. Kuigi jah, uus Terviseameti juht tuleb muidugi peale rallit. Ootab selle ära ja siis edasi. Kristina Kallas, see oli muidugi tegemist on sellise teistsuguse mitte põllumeeste erakonnaga. Aga juttu oli niisugune hea kuulda suve lõppedes. Nagu hea põllumees sai rääkida. Toetus kasvab. Terve suve oleme vaadanud, kuidas ilusti toetus kasvab. Ainuke mure on nüüd see, et mingi põud seda, enne lõikust ära ei võtaks.
istus seal kõrval. Kuigi ma mõtlesin, et Kristina Kallasel oleks stiilne olnud jätkata seda sama joont, mis siiamaani. Lihtsalt oleks tulnud siia, oleks istunud, oleks öelnud, et aga teie ei ole ju milleski sõna võtnud, kuskil olnud, toetus kasvab. Ta oleks olnud lihtsalt kõik küsimused oleks olnud. Ja debatt oleks läbi saanud. Kuidas meil toetus on? Tõusis. Vaadake sotsid, noh. Olge rohkem mait lihtsalt. No vaat niimoodi. Ja siis edasi lähme ja rohelistega. Siin jah, ma ei oskagi midagi öelda. Mina ütleks, et siin on ainuke lahendus on kanep. Nii tarbida, kui võtta valimisloosungiks. Helir-Valdor Seederil, tema pärast ma ei muretse, tal läheb hästi, eks ju, ta kuulutas välja, erakonnal on super. Heleniuse pärm on tulemas. Et siiamaani on olnud ainult Tederi ja Linnamäe pärm. Aga nüüd tuleb Heleniuse pärm ka juurde. Et Taavi, ma tahakski kontrollida, et kui hästi sa tänaseks õhtuks oled valmistunud, kus tulevad Isamaa kõik ettepanekud ja eelnõud? Õige vastus on Teder, aga teine Teder. Muidugi, aga see on tegelikult suur võit, sest et ma saan aru, et see kinnisvara arendus, kuna Isamaal on lihtsalt kõige olulisem on see, et kõik oleks eestimeelne. Et laenu saab, aga seal oli üks väike tingimus. Lihtsalt välismaa nimi tuleb ära vahetada. Et lihtsalt on Porto Helir-Valdor. See on oluline. Riigi kaitse sellest seisukohast. Ja siis Martin Helmel olid ka mõned head mõtted ja temal oli palju värskem kampsun seljas. Helir-Valdoril oli sama kampsun, aga 20 aastat pestud, et see oli pleekinud ära juba need mõtted. Mõtted on samad, aga lihtsalt neid on pestud nii palju. Martinil on vähemalt värsked. Et ei, aga seal oli ka häid mõtteid selles mõttes, et hea idee oli see, et mis puudutab noori, siis käidi välja pensionitõus 200 eurot. Et see aitab, ma arvan, noori kõvasti. Ei päriselt, eks mina ka oma põhiraha olen ikkagi saanud vanaemalt. Helir-Valdori juurde muidugi tagasi tulles oli see, et tal on tõesti õigus, et Eesti tuli maailmas kõige paremini toime selle koroonakriisiga. Ja see on suuresti tänu härra Seederile endale, tema on lihtsalt isolatsioonis elanud juba aastaid. Temale see koroona olukord ei olnud uudne. Tal lihtsalt nüüd oli natuke usutavam vabandus, et ei pea Tallinnasse minema Euroopast rääkimata. Et selles mõttes sealt on meil kõigil õppida. Aga ütleme, et ei taha teisi ka vaeslapse ossa jätta, et vaatame siis selle päevaga läbi. Siin toimus muud ka enne, kuigi ma saan aru, et erakonna esimehed, need on rohkem nagu sellised tudengid, kes tulevad ainult eksamile. Et meil hommikust peale olid siin arutelud, erakonna esimehed tulid lihtsalt oma seda asja tegema nii. Ma panen ristid ära, tahan arvestuse kirja saada, nägemist. Jüri Ratas ei tulnud isegi siia, ta tahab kohe diplomit saata, saatke mulle koju see. Aga arutelusid oli igasuguseid. Hommikust peale ma loodan, et te olite ka siin hommikul, eks ju. Üks asi, mis on see aasta teistmoodi, on see minu meelest, mis oleks võinud ka erakonna esimeeste debatil olla, et siin oli see selline pehme, selline kuubik mikrofon. Vaat nad oleks võid seda ka siin kasutada. Ma oleks tahanud näha, kuidas nad loobivad seda kuubikut siin oma vahel. Just rohelised ja Isamaa oleks olnud huvitav matš. Võib-olla oleks pidanud võrgu vahele panema. Mina alustasin oma päeva kell 12, eks ju. Siis oli kõigepealt vaatasin, mida vaadata. Infokorratus. Huvitav, eks ju, ehk fake news. Mis see on? Oli debatt, inimesed olid seal kohal. Ja siis oligi, Ahto Lobjakas näitas lihtsalt enda isiku peal, mis asi on infokorratus. Lükkas oma nii-öelda käigu sisse, Fast and Furious. Keegi eriti enam sõna ei saanud. Tegi klassikalist Lobjakat, ütleme. Korralikult tuli Lobjakat. Et ütles mitu korda, et ma ei tea, kuidas see väljend on eesti keeles. Erinevad keeled, kõik tulid seal. Bum, 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 bum. Ma päris lõpuni ei olnud, mul oli hakkas kahtlus tekkima, et kohe ta ütleb ja tsiteerib Heideggeri, ma läksin igaks juhuks enne minema. Kuigi ma mõtlesin, et see olekski huvitav võinud olla, seal oli ka üks huvitav naisterahvas Soomest, kellel oli väga äge ametinimetus. Ma mõtlen, et Eestis võiks ka see amet olla, võib-olla Lobjakas võiks isegi seda juhtida.
sellel oli, ma otsin kohe üles, see on Helsingi hübriidohtude Oiva keskuse juht. No Lobjakas oleks lihtsalt Oiva keskuse juht siis. Hübriidohud võib ära võtta eest. Aga jah, peale seda, kui ma olin Lobjaka ära kuulanud, siis ma sain aru ka, miks see aasta on kavas Oreli pooltunnid. Et no ütleme, oleme ausad, peale Lobjakat on vaja Oreli tundi, aga tõmbab nii-öelda paleti puhtaks uuesti, et saab tagasi tulla. Küsite, et miks ma midagi muud kuulama ei läinud? No siin oli teine teema, oli matemaatika õppimise võlu. No see on fake news, no. Siukest asja ei ole olemas. Käisin seal lõpust läbi, siin muidugi mõned esinemised ei ole koordineeritud, samal ajal kui inimesed püüdsid põlevate silmadega rääkida matemaatika õppimise võlust, siis üks mees tõmbas kõrvalplatsil akordioni. Ma mõtlesin, et täpselt see tunne, mis mul oli koolis matemaatikatundides. Keegi midagi räägib, aga peas mängib akordion. Mõnede siin teemadega oli lihtne, ma lihtsalt ei läinud. Kui teema püstituses on küsimus, ma lihtsalt vastasin ära. Kas on vabadust olla mitte vegan? Jah, ei läinud. Ja saabki edasi minna. Järgmine teema, järgmine kellaaeg, eks ju. Vaatame, mis ma siit siis nii... tehnoloogia toob rohkem kahju või kasu. Vaat see oli huvitav. Seal alguses ma nägin sellist asja, ma ei tea, kas te olete kokku puutunud. Võistlusväitlus. See on nagu Gräzin oleks saanud kokaiini. Ja kõigepealt tuleb üks Gräzin ja siis tuleb teiselt poolt teine Gräzin. Ja mina arvasin, et neil on mõlemal ainult 4 minutit, nad tulid uuesti tagasi veel. Uue laksuga. Mina ei teadnud võistlusväitlusest midagi, ma ütlen, oma last ma sinna ei pane. Lihtsalt sellepärast, et kui mul on kodus selline teismeline, ma tahaks näha, mis on üldse võimalik talle öelda. Õhtul ei lähe välja. Ümber lükatud. 4 minutit. See, mida sa praegu ütleme, see on nagu meenutab mulle Hiinat. Ja sellepärast ei ole... Ja siis, et okei, mine. Nägemist. Et sellega on korras. Aitäh sulle. Nii ma vaatan, mis mul siin on ju päeva jooksul kõike väärtuslikku kirjutatud kõikide teemade juurde. Peale Herilvald oli ka igast asju. Jah. Just. Ja vaat see tunne tekkis mulle ka, kuna teema oli tehnika kasulikkusest ja kahjulikkusest, siis kui ma vaatasin seda väitlust seal, siis ma mõtlesin, et tehnika on ikka kasulik. Tavaliselt, kui keegi nii kiiresti räägib ja intensiivselt, siis tänu tehnikale ma saan selle peale öelda, ole hea, pane meili. Et selles mõttes ma ütleks, et minu jaoks see lõppes ikkagi, see oli positiivne. Siin oli ka hea teema kell 16.00, kas kohtunikud teevad otsuseid trotsist. Seal ma lootsin küll, et tuleb mõni kohtunik ja lihtsalt ütleb, jah, teeme küll, jah. Teeme ka siis, kui nägu ei meeldi ja kui tuju on halb, et aitäh, ma lähen edasi praegu. Oleks siuke lühike olnud ka värskendav selline kokkusaamine. Aga nii päev läks edasi, siis kell 16.00 oli väga huvitav, ootasin selline vestlus koputajad, pealekaebajad ja vilepuhujad. Ja see on nüüd huvitav näide sellest, kuidas eestlased üldse omavahel suhtlevad. Ja kuidas me suudame muutuda ja muutuvates oludes kohaneda. Vestlus oli vist välja kuulutatud inglise keeles, sest et seal üks panelist oli Soomest. Tema koroonaviiruse tõttu ei saanud tulla. Ehk siis moderaator oli eestlane, kuulajad olid eestlased, osalejad olid eestlased ja vestlus toimus inglise keeles. Because we just can, we are very bizarre, we are first in English, we are very good. It's not a problem because someone on internet is looking and then we can, it is international global festival of, yes. It is a very global team of whistleblowing, yes. Ja see oli inglise keeles, et seal sai nagu seda vaadata. See muidugi algas huvitava küsimusega. Esitati inimestele küsimus kõikidele, kes seal siis olid. Muidugi eestlastel mitte omavahel, lihtsalt nad said minna kuhugi portaali ja selle sisse panna. Ja siis selline küsimus seal kõige alguses alustati sellise küsimusega, et
If someone blew the whistle in your workplace, what would happen? Logisin siis sisse ja mõtlesin selle küsimuse peale. Kui minu töökohas juhtuks see, mis juhtuks? Hakkasin varianti otsima, you lose a job. The job you lose ei olnud varianti. Aga kõik eestlased vastasid olid hästi positiivsed. Ütlesid, they would blow the whistle many time ja everything will change good time. Ja kõik eestlased olid valmis seal internetis, kõikidel olid viled peos, juba kõik puhusid. Ja siis läks vestlus edasi, küsiti, kas kellelgi on ka küsimusi vahetult siin? Kõik eestlased olid valmis viled puhuma, aga isegi küsimust ei julgenud esitada. Et see oli sealt see kokkuvõte. Muidugi see aasta ma olen tähele pannud, ma ei tea, kas oli erakonna esimeeste debati pärast, et lavasid on eks ju vähem. Festival on hajutatud. Kuigi vaadates, kuidas inimesed istuvad siin ja seal arutelude juures need, kes laval olid, et ma mõtlen, et milline see festivalis enne hajutamist oli. Kõik istusid üksteisel süles. Aga siin on vähem lavasid, on hajutatud, aga natuke veidralt on hajutatud. Kõik asjad on siin ja siis see näitab ka teatud meelsust. Võrdse kohtlemise lava on seal kuskil mäe taga. Põhiseaduse lava on üldse teisel pool linna. Keegi sinna ei näe. Mulle tuli välja, öeldi, et ka on seksuaalvähemuste lava. See on Türil. Neil oli kokkulepe, et kui helmed tulevad, nad ei tohi näha seda lava. Tule seal lava, et selle te peidate ära, see on telk. See on sõjaväelt, see on NATO telk, see on lainad, seda ei saa keegi aru isegi, et seal sees käivad mingi vaikselt. And also discussion in English. Just we can do it because it was very good to do it. No see oli ingliskeelne, see lõpus võtsin seal ise ka sõna, näitasin ka, et I can speak in English and blow my own whistle. Et selles mõttes ja siis ega jäänudki väga palju, siis oli juba päeva lõpposa üks väga huvitav vestlus, mida ma ootasin, millal saame õpetajad robotitega asendada. Seal räägiti millal, ma mõtlesin oma mõne õpetaja peale tagasi. Meil oli üks õpetaja, kes 10 aastat luges maha samadelt perfokaartidelt. Kui meie tulime, siis meil oli juba klassis inimesi, kes oskasid teda paar lauset ette aimata. Tuligi täpselt sama lause. Ma mõtlesin, millal? Ammu juba oleme robotitega asendanud. Õpetajatel kindlasti sama küsimus, millal saaks õpilased robotitega asendada. Kust tulevad robotõpetajad? Tuleb vastu võtta üks kursus robotõpilasi. Ja sealt kasvavadki välja robotõpetajad. Siis oli siin üks huvitav teema. Kas ja kuivõrd on Eesti noortele rahu ning julgeolek enesest mõistetav? Ma vastaks, et nii enesest mõistetav, et isegi ei lähe arutelule. Et las arutavad seal ära ja minul on hea korralik siin olla. Seal tehnoloogia muidugi asjas räägiti väga palju deepfake'ist. See on eks ju küsimus ja probleem. Et mingid asjad moonutatakse selliseks, et me ei saagi enam aru, mis see reaalsus on. Jagati seal igasuguseid näiteid. Kui inimese pea pannakse millelegi külge, mis ei ole tema enda oma. Ja siis ma mõtlesin, et tavaliselt pannakse inimest ütlema midagi lolli või mis ei ole talle omane, eks ju, tehakse teda lolliks. Aga mõtlesin, et kas on äkki ka selline vastupidine deepfake'i võimalus, aga kohe näed läbi. Näed video, Jüri Ratas vastab kiirelt ja konstruktiivselt. Peaaegu oleks uskuma jäänud deepfake. Ei, deepfake on huvitav muidugi nimi. Põhiliselt kasutatakse seda, eks ju, ma saan aru, pannakse tuntud inimeste pead igasugustesse erootilistesse klippidesse. Deepfake muidugi on ise ka väga hea pornofilmi nimi muidugi. Nagu suunana üldse. Et selles mõttes ma saan aru, töötab nagu igal tasemel. Ma vaatan, kas mul on midagi head veel selles mõttes, et eks siis võib-olla peab sellelt minister Lukaselt küsima praegu, kas see läheb praegu tõelise kultuuri alla, mida ma siin teen. Kui ei lähe, siis te peate pooled siit ära minema. Siis jääb pooleks asi. Ei selles mõttes, et ega me oleme mõelnud ka, mis edasi tuleb, et me hakkame ka kinoteatris tegema 50% etendusest, 50% näitlejatega, 50% teksti. Et enam-vähem, ma arvan, midagi annab välja. Vaat siin oli huvitav asi, oli ka demokraatia trenn. Järgmine aasta tuleb siis diktatuuri trenn. Sinna tuleb, teisele poole tuleb Valgevene lava. Et see on jah organiseeritud.
Vaat see oli ka huvitav tagasi tulles selle naisterahva juurde, kes oli hübriidkeskustest, hübriidohtude mis see oli? Oiva. Jah, tema vastus küsimusele, et miks Soomes ei lähe kuulujutud ja nii-öelda fake news niimoodi lendu, mida me võiks soomlastelt õppida, mitte samamoodi nagu meil siin. Ta ütles, Soomes seda muret ei ole, teate miks? Inimesed ei suhtle oma vahel. Et selles mõttes soovitan teilegi. Et mida vähem suhtlete, seda vähem kõike ringleb. Et ma saan aru, et me Eestis juba suhtleme suhteliselt vähe, aga alati saab vähem. Vaatan, kas siin on veel midagi. Ma arvan, et mitte. Teil on olnud pikk õhtu ja tegelikult mina, kui teile ei sobinud, ei olegi Hendrik Kalmet. Ma olen deepfake. Aitäh teile!